Enne kui te käesoleva video kallal asutasin soovitav üle vaadata videos telegraafi võrrandite kohta, kus me siis vaatasime ülekandeliini, tema aseskeemi. Selle põhjal tuletasime siis sellise teistjärku osalise diferentsiaalvõrrandi, mis siis kirjeldas põhimõtteliselt mis tahes pinget ja või voolutugevust ülekandeliinis aja ja asukoha funktsioonina. Nüüd see on kindlasti tore võrrand, tema lahendamine tihtipeale ei ole väga lihtne, kui ta üldse tehtav on. Ja jällegi meid kui sidetehnika huvilisi huvitab siis liini käitumine harmoonilise pinge korral. Ja kui me teame, kuidas ta käitub harmooniliste pingete korral, siis me saame alati Fourier teisendust kasutades siis mis tahes kujuga signaali teisendada suureks hulgaks harmoonilisteks pingeteks, siis vaadata, kuidas see liin igaühega nendest käitub, kuna seda me juba teame, ja pärast saame selle tulemus uuesti siis Fourier pöördteisendusega kokku panna jällegi siis väljundsignaaliks. Ehk teades, kuidas see liin käitub ühe harmoonilise pinge puhul, siis põhimõtteliselt me saame teada, kuidas ta käitub mis tahes muu signaali puhul. See on jällegi niisugune väikene taust. Nüüd sarnaselt siis elektromagnetväljale saame me loomulikult ka pingeid ja voolutugevusi kirjeldada faasoritena. Ja faasorkujul on see analüüs jälle natukene lihtsam. Seega siis hakkamegi otsast peale. Ütleme, et siis meie pinget ja voolutugevust liinis võib mõlemad siis kirja panna faasorkujul. Faasori puhul, nagu te siis teate või mäletate, on see ajaline komponent välja läinud ja jääb alles ainult siis amplituudi ja faasi sõltuvus siis asukohast piki liini. USX ja samamoodi tähistame siis ISX ja see alaindeks X siis jällegi vihjab, et tegemist on faasoriga, mis on siis see kompleks muutuja J oomega. Nii, nüüd faasorite puhul oli siis selline kasulik matemaatiline omadus, et kui meil oli mingisugune suurus, mingi funktsioon ja me võtsime sellest tuletise aja järgi, tuletise või osatuletise, tee siis näiteks UX, dt, siis faasorkujul oli selle alternatiiviks lihtsalt vastava faasori läbi korrutamine siis sellise konstandiga nagu J oomega. Ehk siis J oomega US X. Ehk siis see oli üks põhjus, miks faasorkujul on hea analüüsi teha, et me saame ebameeldiva asja nagu tuletise, tegelikult kui meil on siin inimest osatuletisega, saaks ta viisakamini kirja panna, me saame asendada siis lihtsalt mingisuguse konstandiga korrutamisega, mis on ilmselgelt tüki lihtsam operaator. Nii, ja nüüd meie kaovaba ülekandeliini puhul oli meil siis kaks diferentsiaalvõrrandit, võib-olla kirjutan need välja ka, mis siis kirjeldasid pinge ja voolu omavahelisi seoseid. Üks oli siis see, et me oleme osatuletis pingest asukoha järgi, siis see oli lihtsalt miinus L ja osatuletis voolutugevusest aja järgi ja sarnaselt siis osatuletis voolutugevusest asukoha järgi oli siis miinus C korda osatuletis pingest aja järgi. Nüüd, kui me selle faasorkujule viime, ehk asendame siis need pinged ja voolud nende faasorkujudega, siis me saame siin paremal pool olevad tuletised aja järgi asendada siis lihtsalt korrutamisega J oomegaga. Ja see meie võrrandsüsteem näeb natukene parem välja. Ehk siis tuletis X järgi on lihtsalt miinus J oomega L I S ja sarnaselt siis tuletis voolutugevusest faasorkujul on miinus J oomega C korda siis pinge. Ehk täpselt sama asi, faasorkujul, ja kui me paneme tähele, siis siin võrrandsüsteemis on meil puudu takistus ja juhtivus, ehk siis see kirjeldab meil ideaalset kaovaba juhti, mida päriselt küll olemas ei ole, aga mille puhul on siis matemaatika natukene lühem ja lihtsam ja ärge muretsege, hiljem siis me
toome sisse vajalikud parandused, et kuidas kõik see asi käitub olukorras, kus meil ikkagi kaod reaalselt eksisteerivad. Nii, ja kui me selle võrrandsüsteemi nüüd ära lahendame, jällegi analoogiliselt sellega, mida me tegime siis telegraafi võrrandite loengus ja samamoodi siis meelde tuletada, kuidas me tuletasime lainevõrrandid siis ühtlase tasalaine jaoks vaakumis, saame sellise tulemuse, mis siis kehtib juhul pinge jaoks, on täpselt samasugune valem on olemas ka siis voolutugevuse jaoks, ehk siis teist järku osatuletis pingest faasorkujul on siis miinus K ruut. See võiks ka tuttav termin tulla, tuletan meelde ka sinu lainearv, kas siis vaakumis või mingis keskkonnas. Nüüd on tegemist siis lainearvuga ülekandeliinis. US X. Ehk meil on järele jäänud siis tavaline harilik teistjärku diferentsiaalvõrrand. Ja meil oli ka väga sarnane võrrand, kui me tuletasime siis tasalainet vaakumis. Seega me juba mainisime, et selle lahendamine iseenesest nii väga lihtne ülesanne ei ole, aga meil on välja pakutud mingisugune lahend, siis me saame üsna kerge vaevaga kontrollida, kas see lahend on õige. Ja mäletatavasti oli siis selle tasalaine puhul lahendiks üks eksponentsiaalne funktsioon ja täpselt sama lahendi saab ka siin välja pakkuda ja jällegi, kes kahtleb, saab siis need kaks osatuletist ära võtta pakutud signaali kujust ja vaadata, kas siis see võrrand kehtib või mitte. Nii. Aga et oleks ilusam, siis jah, täpselt samasuguse võrrandi saab teha ka siis voolutugevuse kohta. Mõlemal pool asendame lihtsalt US-i IS-iga, kõik muu jääb samaks. Ja igaks juhuks kirjutan välja, ehk siis see lainearv ka saab mitut moodi kirja panna. Kui me lihtsalt seda võrrandit lahendame, siis me saame tulemuseks omega korda ruutjuur LC-st. Ja lainearvu nii-öelda füüsikaline sisu oli siis vahemaa ja faasinurga vaheline seostamine, ehk siis 2pi ehk täisring jagatud siis selle konkreetse signaali laine pikkusega ülekandeliinis. Nüüd selle sama diferentsiaalvõrrandi lahendiks on meil siis juba tuttav eksponent, ehk siis seda lahendit rahuldab selline pinge, millel on siis mingisugune algfaas ja amplituud, ma kirjutan sellega kohe lahti ja me näeme, et siin on tegemist jällegi siis positiivses suunas kulgeva lainega. Lainearv ka ja miinusmärk näitab, et kulgemine on positiivses suunas ja mitte miski ei takista ülekandeliinis lainel levimist ka vastupidises suunas. Kas siis ainult sel põhjusel, et me anname sisendsignaalis teisele poole ja tahame kulgeda hoopis siis oma energiat paremalt vasakule või siis seetõttu, et ülekandeliini lõpus ei saa kogu langev laine edasi minna, vaid kas siis osaliselt või täielikult peegeldub tagasi. Ega on meil liinis üldjuhul siis kaks lainet. Seda plussi ei pea üldjuhul välja kirjutama, et tahan praegu rõhutada, et see vihjab siis lainele, mis kulgeb nüüd X-teele vastupidises suunas. Ja vastavalt siis need kompleks amplituudid on siis mingisugune algamplituud ja siis mingit sorti faas. Ja sarnaselt on ka siis peegeldunud signaalil mingisugune amplituud ja mingisugune algfaas. Nüüd, kui me tahame teada, milline siis see pinge ajas võiks välja näha, see on meil faasorkuju. Siis jällegi faasori teisendamine hetkväärtuse kujule oli lihtne. Me pidime siis selle faasorkujul suuruse läbi korrutama kompleksi eksponendiga e-astmel j omega t ja siis saadud tulemusest reaalosa võtma. Et me hakka seda pika arvutustehet läbi tegema, igaks võib sellise üle kontrollida, aga tulemus ei tohiks kedagi väga enam üllatada. Siis pinge selles ülekandeliinis on vastavalt siis langev laine amplituudiga US0+, harmooniline võnkumine, sagedusega siis omega t miinus kx ehk siis faas, eks ole, kahaneb, kui me kulgeme vasakult paremale. Ja mis iganes algfaas meil pruukis olla. Viimane liidetav võib olla ka loomulikult 0, aga ei pruugi. Ja vastavalt siis teine komponent,
mis on vastupidises suunas kulgev laine, ma kirjutan ta siia alla, et ruumi kokku hoida. uuest 0 miinus koosinus omega t pluss kx ja pluss siis selle vastupidises suunas kulgeva ehk siis peegeldunud laine algfaas. Ja jällegi, kui meil on üks ja sama keskkond, kus meil on 2 või enam lainet, siis nad liituvad seal kokku vastavalt superpositsiooni printsiibile. Teatud ruumipunktides pikk ülekandeliini satuvad nad samas faasis kokku, ehk me saame siis suurema amplituudiga. Mingites teistes punktides satuvad nad vastandfaasis kokku ja pinge amplituud selles ruumipunktis väheneb. Ehk siis, kui see peegeldunud laine amplituud on 0-st erinev, saame me selles liinis siis seisulaine. Kui langeva peegeldunud laine amplituudid on võrdsed, siis on meil liinis ainult seisulaine. Vastasel juhul on meil siis nii kulgev laine kui seisulaine mõlemad esindatud. Nii, voolutugevus. Voolutugevus faasori kujul. Jällegi tohiks kedagi väga üllatada. Yes, sõltub asukohast X. On siis 2 komponenti. Sarnaselt nagu siis elektriväljatugevus ja magnetväljatugevus ruumis olid seotud siis keskkonna karakteristliku impedantsi elik lainetakistuse kaudu, siis samamoodi ülekandeliinis kulgedes on siis pinge ja voolu amplituudid omavahel seotud siis selle ülekandeliini karakteristliku impedantsi, võib ka selle kohta öelda lainetakistus kaudu, tähistatakse tavaliselt suure setiga alaindeksiga 0. Nii, ja kulgeb laine siis samas suunas. Nüüd jällegi vastavalt siis sellele pointing vektorile energia kulgemise suunale, kui meil on peegeldunud lainega tegemist, et energia kulgeks tagasi, siis peab ka see voolutugevus olema siin vastupidise faasiga. Ehk siin on meil siis miinusmärk JKX. Kui meil on tegemist siis kaovaba keskkonnaga, siis sellisel juhul see lainetakistus Z0 defineeritud taoliselt. Jällegi võrdluseks võib see kõrvale panna, kes veel mäletab, kui meil on tegemist mingi keskkonna karakteristliku impedantsiga, siis see oli määratud kui ruutjuur vastava keskkonna siis magneetilisest ja magneetilise dielektrilise läbitavuse suhtest. Ja nii nagu siis kadudega keskkonnas on see karakteristlik impedants või lainetakistus kompleksarv, tegelikult sama jutt kehtib ka siis lainejuhi puhul. Kui meil on kaovaba keskkond, siis on ta puhtalt reaalarvuline ja kui on kadudega keskkond, ka siin tekib imaginaarosa, ehk siis selle ülekande käigus tekib pinge ja voolu vahele veel mingisugune täiendav faasinihe. Ja kui meil ongi nüüd jutuks keskkond, kus on ka mõningad kaod, siis sellisel juhul paneme kirja siia kadudega keskkond. Siis on see lainetakistuse valem pisut pirakam. Ehk siis Z0 on R pluss J omega L jagatud G pluss J omega C ja sellest kõigest ruutjuur. Igaks juhuks tuletan meelde, et just täpselt nii nagu need parameetrid, nagu näiteks keskkonna magneetiline läbitavus on ühikutes Henrit meetri kohta, samamoodi siin see L ja C on mõlemad vastavad siis induktiivsuspikkusühiku kohta ja mahtuvuspikkusühiku kohta, et jällegi ühikud on Henrit meetri kohta ja Faradit meetri kohta. Ja samamoodi siis see kaotakistus ja kaojuhtivus on vastavalt ohmi meetri kohta ja Siemensit meetri kohta. Ja me näeme, et kui meil on nüüd kaovaba keskkond, siis R ja G on nullid, sellisel juhul me saame J omega lugejast nimetast välja taandada ja jõuame tagasi selle sama lihtsustatud valemina, mis kehtib siis kaovaba keskkonna puhul. Nüüd, kui oli laineleviga tegemist siis kadudega keskkonnas, siis te loodetavasti mäletate, et oli selline parameeter, mis tuli nüüd lainearvu K asemel, mille nimi oli siis levikonstant. Ja täpselt sama suurus on olemas ka ülekandeliinides. Ehk siis gamma oli sama, mis J korda K. Ja selle avaldis jälle kadudega keskkonnas on siis R pluss J omega L korda G pluss J omega C. Ja siit on lihtne näha, et jällegi kui R ja G on võrdsed nulliga,
siis me saame J oomega tuua siia ruutjuuremärgi alla ja me saame jälle tulemuseks, et J korda K võrdub J oomega ruutjuur LC ehk siis K võrdub oomega ruutjuur LC-st ehk siis jällegi kaovabas keskkonnas on siis see gamma ja K üks sama asi. Kadudega keskkonnas on nad siis natuke erinevad asjad. Siin on siis olemas meile tuttav sumbetegur, mis näitab seda, kui kiiresti siis lainenergia selles ülekandeliinis kulgedes ära kaob. Ja pluss siis J beta. Beta põhimõtteliselt näitas seda, kui kiiresti siis muutub faas pikki seda ülekandeliini kulgedes. Ehk jällegi kaovabas keskkonnas on siis K ja beta üks ja sama, ehk siis lainearv. Ja kui kaod on väikesed, nad on olemas nagu realistlikes kaablites, aga nad on suhteliselt väikesed, ehk siis kaabel töötab enam-vähem seal piirkonnas, kus ta peaks, siis me saame selle alfa ja beta jaoks niisugused ligikaudsed avaldised. Alfa on siis ligikaudu ruutjuur LC kahendikku korda siis R jagatud L-iga pluss G jagatud C-ga. Ja beta, nagu juba sai mainitud, on ligikaudu siis oomega korda ruutjuur LC. Aga loomulikult, kui kaod lähevad suuremaks, siis need ligikaudsed valemid enam ei kehti. Siis tuleb kasutada seda täpsemat avaldist. Nii, ja see on siis niisugune põgus, seekord ka päriselt suhteliselt lühike ülevaade selle kohta siis, kuidas harmooniline pinge kulgeb siis ülekandeliinis. Alustasime siis kaovabast liinist ja tõime sisse ka olukorra, kus selles liinis tekivad ka reaalsed kaod ja praktilised kaablid, mida me tahame kasutada energiaülekandeks, need tuleb siis selliselt ehitada ja valida, et need kaod ei oleks väga suured. Väga suurte kadudega liinidel on ka omad rakendused, aga see on jällegi teise korra teema.